Läheme siis suunaga Vask-Narva poole nüüd. Et läheme, sõidame läbi Kuremäelt, siis on veel Kurtna ja palju asju peaks peale jääma, nii et ja vaatame siis jooksvalt. Nii, siin on näha Ridaküla siis, oleme suunaga Ahtme poole juba, Ahtme kant siis. Varsti peaks Keskhaigla tulema, et Keskhaiglat ma ei hakka vist peale jätma, vaatame. Seekord Keskhaiglast ei lähe. Ega ta läheb läbi Keskhaigla? Ei lähe. Hommikul sõidab, aga nüüd ei. Okei, no siis Keskhaiglat ei näe. Siin on siis näha raudteejaama. Nii, nüüd suunaga Pannjärve poole siis. Et Ahtmest läksime läbi. Siin on siis Pannjärve. Et vaatame siis, mis huvitavat peale jääb. Siin jäi üks väga huvitav maja peale. Et heinast katusega oli. Aga praegu kaamerale see jäänud, nii et ja jääb saladuseks. Aga nüüd Vask-Narvasse on 40 kilomeetrit. Ja et õige pea me peaksime kohale jõudma, siis saab mõned huvitavad kaadrid seal ka teha. Nii, oleme Kurtnas. Mõtlesin algul, et võiks täna Kurtnasse minna selles suhtes, aga ilm oli kole kehva ja mõtlesin ümber. Mõtlesin, et ei lähe Kurtnasse siiski. Aga siin on Kurtna. Vaatame, mis Kurtna endast kujutab siis. Siin on siis selline vaade. Ega midagi erilist ei ole, aga siuke väike koht. Aga jah, siin on siis Kurtna. Nii, siit läheb suunaga Edipere poole. Praegu siis. Et ega midagi erilist peale ei jää, siuke tavaline maantee nagu näha, ümbrus ka selline täiesti tavaline. Nii, praegu siis Illukas, et Illuka mõisa meil hetkel peale nagu ei jää ennem. Illuka kandis on siis Raudi kalmistu ja peaks olema veel ka jah, sama Illuka mõis on ju. Nii et jah, selline seis siis praegu, et oleme Illukas hetkel. Nii, ja nüüd me suundume Kuremäe poole. Kuremäe klooster, 0,5 kilomeetrit ainult veel. Et kohe näeme siis ka, mida Kuremäe pakub. Ei tea, Kuremäel on klooster. Kunagi oli pood ka, aga pood pandi hiljuti kinni. Või kohvik. Kohalikud inimesed rääkisid, et kloostri pärast pandi kinni. Aga pärast Kuremäega tuleb siis see Agusalu tee ja seal eriti midagi jäädustada ei olegi muud kui lihtsalt, et mõned rabad on seal soine koht, aga Kuremäe see on selline huvitav koht, et suvel on siin hea käia. Selles suhtes külastada täitsa. Ja siin näete siis Kuremäe kloostrit. Oot. Et isegi olen käinud Kuremäel mitu korda. Käisin ka eelmisel suvel. Oli täitsa huvitav. Ja siit siis tee läheb Agusalu poole. Siin veel üks maja. Nii, just märkasin, et Vask-Narval on veel 28 kilomeetrit, nii et me peaksime varsti kohale jõudma. Et ja just nägime Kuremäed ja nüüd siis liigume edasi. Nüüd oleme omadega juba Puhatus. Puhatus on ka soo
aga sood tõenäoliselt me ei saa täna jäädvustatud. Aga siit ja läheb sõidutee siis Vasknarva poole on ju puhatu hetkel. No ilusad metsad siin. Jõudnud omadega Agusalu metsade vahele nüüd. Näha siin ainult metsad ongi. Ja egas midagi muud ei olegi öelda, kui lihtsalt, et midagi huvitavat peale jääb, siis taaskord jäädvustan. Kassisaare. Kusagil seal Kuremäe kandis hakkasid need elumajad otsa saama ja siis Korodenko juures siis tulevad need jälle liikvele nähtavale. Aga jah, see Agusalu, see on peamiselt siuke metsamaa täitsa, et ega siin midagi muud ei ole tõesti. Oleme Vasknarvale juba päris lähedale jõudnud. Pole pikk maa minna. Nii, nüüd oleme jõudnud Jaamakülla. Vasknarvale veel 8 kilomeetrit minna. Et siin Jaamaküllas ka. Loodame, et meile jääb peale ka Jaama kirik. Jaama kirik on ka siin täitsa olemas ja see on natuke külaelu näha. Selline on siis Jaama küla. Siin on näha siis Popimäed peamiselt. Või noh, selline see Popimäe ongi siis.
on sulanud. Ja siin on siis näha kirikut. Olen kuulnud, et kirik pidi kinni olema. Sinna sisse minna ei saa. Aga vaade on tõesti kena. Ja see on siis nii-öelda omamoodi selline maailma lõpp siis. Siit jah, edasi ei saagi. Et kusagil tuleb siis tupik tee ette, kust ei ole võimalik enam välja saada. Et kohe peaks see legendaarne silt siis ka meie ette ilmuma. Ja, sealt ongi. Vaatame siis natuke ümbrust kah, et selline see Vassnarva on. Et siit läheb siis jah tupiktee, nagu näha. 600 meetri pärast on tupik. See on siis, see koht on tuntud siis selle poolest, et see on nii-öelda maailma lõpp. Siit enam välja ei saa. Ja võt, ega siis midagi muud selle Vassnarva kohta ei olegi öelda, kui siuke huvitav koht jah. Et sealt on näha seda veekogu ka. Võtame, äkki saab paremini peale ka. No, midagi siit ikka näha on. Nüüd hakkame Vassnarvast tagasi tulema. Vaatame, mida siis veel näeme. Et jaa, Vassnarva on tuntud siis peamiselt selle kiriku poolest ja tuntud kui ka koht, millest enam välja ei pääse. Nüüd meil on võimalus siis Jaama kirik ka täitsa peale jäädvustada, et jah, siin see on Jaama kirik. Let's go. Vot. Siin siis Jaama kirik. Nüüd me suundume siis Karoli poole. Just läksime läbi Jaama surnuaia ja nüüd siis Karoli. Siin taaskord näha palju erinevaid maju. Me oleme suunaga Horodenko poole nüüd. See on väga lahe.
olemegi jõudnud sellisesse kohta nagu Pärna. Vot selline on siis Pärna. Siit on näha Permisküla. Vot selline on siis Permisküla. Midagi erilist ei ole, taaskord tõesti palju puid. Nüüd oleme siis Kuningakülas. Kuningaküla. Еще не доехали до станции. Здесь остановить? Здесь. И назад идти надо. Nii, Kuningaküla siis. Siit tuleb siis Korodenko nüüd. Et Korodenkost edasi ei lähegi teed. See ongi nüüd see lõppsihtpunkt nii-öelda. Vot Korodenko siis. Et siin on näha siis kordonit. Ja nüüd siis suunaga Jõhvi poole. Nii, jällegi oleme omadega Kuningkülas. Oleme siis suunaga Jõhvi poole nüüd liikumas. Ja 38 kilomeetrit on veel jäänud. Nii, selline koht on Kassisaare. On siis praegu. Et oleme Kassisaarel. Ja no, ka sarnaselt eelnevale on siin puud ja põõsad ja sõidutee on ju. Ja ta selline ta on siis Kassisaare. Et oleme omadega nüüd Kuremäele jõudnud. Ja lähme läbi ka veel Illukast. Nii et jaa. Enne seda, kui veel Jõhvi jõuame, peaks päris palju huvitavaid kohti ära nägema. Nii et jah, praegu Kuremäel.